kas ma näen välja nagu Billie Eilish või? Tänases videos me teeme Billie Eilishi legendaarse meigirutiini minu peal järgi. Billie Eilish postitas TikToki video, kuidas ta teeb enda pre-show meiki ja kuna ma olen mega Billie Eilishi fänn, siis ma mõtlesin, et proovime seda meiki minu peal järgi teha. Meil on nagu sarnased silmad, tal on hästi ilusad silmad ja palju heledamad kui mul, aga ma olen pikalt tahtnud seda meiki järgi teha ja proovida. Kui juba, siis juba ja teeme sellest ka YouTube'i video. Võtan oma ridla lahti, et mul ikkagi energia laes oleks siin videos. Ta esimene samm on skincare, nii et lähme käime mu vannitoas ja teeme mu näo korda. Billie esimene step on nägu puhtaks teha. Selle jaoks peame ikkagi mingi muu asja pähe panema, et juuksed näost ära saada. Mina puhastan oma nägu selle Smoothie Skinny Peach Cleansing Creamiga. On see jälle põmst otsas. Jälle seda juurde hankima. Panen natukene potsast. Tegelikult ma just alles pesin nägu, aga mitte videos. Mul ühtlasi ei ole vatitupse, nii et ma ei saa teha seda, mida tema seal tegi. Või mitte vatitupse, vaid vatilapp. Nii, pesen näo. Ja siis ta paneb endale seal näokreemi. Tubli. Enne meiki tuleb nägu ära kreemitada. Jällegi Smoothie Skinny Peach sarjast Peach Barrier Cream. Ja, et siin on midagi veel. Kaela peale alati pange ka. Blendime selle kõik sisse. Ma olen kuulnud, et kui sa niimoodi ülespoole tõmbad, siis see on esiteks nahale parem. Võib-olla see on minu enda välja mõeldud asi, võib-olla mitte. Aga siis see aitab su double chinist lahti saada. Ma teen seda alati. Mul on ikka double chin. Nii et võib-olla ma olen selle ise välja mõelnud. Okei, see peast ära. Nokats pähe tagasi. Ja lähme nüüd mu laua juurde ja teeme Billie Eilishi meigirutiini. Ma laadsin selle TikToki endale alla, kus ta seda meiki siin teeb. Esimene samm on see, et ta tõmbab Q-tipiga omal kuivaks kõik need waterline'id. Ma küll käisin poes, et osta endale asju selle video jaoks, mida mul ei ole olemas kodus. Q-tipid unustasin osta. Nii et võtame salpaka. Teen selle kuidagi nagu otsast. Tada! Oh my god, see tundub nii hirmus asi, mida teha. Ja siis lihtsalt tõmbad nagu silmad alt kuivaks nagu. Oh, ma näen küll, kuidas kõik kuivaks läheb. Issand. Okei, ta kõigepealt teeb kuivaks ja siis ta kohe juba paneb toodet. Rahunege, Billie, rahunege. Ma ostsin ühe huulepliiatsi ja ma ostsin ühe silmapliiatsi pruuni. Okei, see on silmapliiats. Ma pean olema valmis seda kohe endale silma panema. Ma juba tunnen nagu, mu silm on nii kuiv, nagu mul oleks midagi silmas. Kuidas ta teeb siukest asja? Kui te tulite siia videosse lootusega, et ma kasutan ka täpselt samu tooteid nagu Billie Eilish, siis te olete vale lootusega siin, sest seda ma ei tee. Mul on enamus meigi asju, mida ta kasutab nagu olemas, lihtsalt mitte sama brändi omad. Ja Billie siiski pooldab ka väga taaskasutust ja asjade ostmist eesmärgiga, nii et seda me siin videos ka teeme. Ma loodan, et see pliiats mul nagu liiga tume ei ole. Mul tegelikult on üks teine pruun ka. Ta on nagu selline. Ei, mulle tundub, et see tundub ikkagi norm. See nagu sobib. See on nagu see, mida Billie oma videos ka kasutas. Okei, kui vaatame selle silma uuesti ära. Silm kuivaks, ma ei pilguta ka ja kohe lihtsalt laineriga sisse. Oi, kui on üks uus lainer, ma ütlen teile, üks uus silmapliiats. No, näete, pruun. Okei, rahvas, ma vahetasin korra kaamerat. Mu eelmine kaamera lõpetas lihtsalt filmimise ja ma ei saanud vajutada rekordnuppu enam ja hakkasin filmima. Ta ütleb mulle, et girl, your card is full. Nüüd me lihtsalt oleme selle kaameraga. Aga liigume meigiga siis edasi. Ma ei tea, kumma kaamera mikrofon parem on. Eks te saate mulle nüüd selle põhjal öelda. Ma ei taha neid silmi enam üldse teha. Ma olen teiega täiesti aus. Mul ei ole mitte mingit soovi, mitte ühtegi paberinutsakad, mitte ühtegi toodet endale silma sisse suruda. Aga me peame, sest mul ei ole isegi esimene silm veel valmis. Ma panin nüüd siia alla seda ja ma panin siia ülesse seda pruuni, aga ta paneb nagu siia silma sisse ka, mida ma ei ole kunagi näinud, et keegi teeks. No nii. Reaalselt Billie Eilish ju. Halloo, kumb on kumb? Kas tunnete ära? Ma arvan, et ei tunne. Davai, teine silm. Iu. See on juba sellega nii rõve, see võib Q-tipiga. Ma tean, et on ka rõve. Teeme kuivaks. Siis paneme toodet. Ma saan aru, miks ta teeb seda, sest et see toode läheb palju paremini peale, kui silm on kuiv. Aga see on nii rõve. Ja, ma juba pilgutasin, ma ei suutnud seda kuivana niimoodi lahti hoida. Ja nüüd siia silmaauku. Ja siis me oleme done selle silma sees sorkimisega vähemalt. Mul siit juba tuleb see kõik toode ära ju. Mul üldse silmad tegelikult on ülivesised. Ja nagu eriti siit äärtest voolavad täiega. Ja mul nüüd nina ka voolab. Sest et ma nii piinlesin. Okei, aga ma näen lahe välja küll. Ma ei hakka valetama. Aga see näeb lahe välja küll. Okei, liigume edasi.
ta võtab selle sama pliiatsi ja teeb nagu siukse wingi sinna. Aga ta ei tee väga pikka wingi, ta wing on suht pisike. Mina tavaliselt teen ikka nagu wingi, aga Pillile meeldib teha siukest väiksemat tuleb välja. Äkki ma peaks suumima teid sisse rohkem oma silmadele. Oh, ma pean kohe niimoodi tegema. Ma ei mäleta, kas ta concealerit kannab või? Vaadake muu silmaaluseid, siia peab concealerit panema. Ta tegi kuidagi niimoodi. Ma juba tegin pikema wingi kui tal, aga noh, ei ole hullu. Natuke peab ikka ennast ka sisse tooma siia. Mu eesmärk ei ole olla Billie Eilish. Mu eesmärk on ta meiki järgi teha. Siis kui ta selle ära teeb, siis ta täidab selle ja teeb selle hästi koledaks. Aga ta ütleb meile, et ärge muratsege, me parandame selle hiljem ära. Ta kuidagi täiesti suvalt nagu ühendab selle siin silmaga ära ja ma teen ka niimoodi suvalt. Ma tegelikult kunagi ei suuda niimoodi suvalt teha, mulle meeldib väga oma wingi nagu ülitäpselt teha kohe. Aga Billie Eilishile meeldib olla messy. Messy girl! Next step, ta võtab pruuni laavärvi ja paneb seda silmade alla. Ma isegi otsisin mingi nagu siukse pintsli kuskilt, ma ei tea kust välja, et ma saaks nagu lihtsamini teha seda, mida tema teeb. Mul on nagu siuke palett, kus on siuke pruun, see siin. Aga huvitav, kas see sobib selle laineriga kokku või? Aga tegelikult vist ikka sobib. Ta on natuke heledamaga. Või ma peaks tooma siukse mõrkjama pruuni või? Billy kasutab oma meigis Makeup by Mario paletti. Mina võtsin ühe teise suursuguse meigikunstniku paletti. James Charles. See palett on olnud mul 1,000,000 aastat. Ja siin on siuke pruun toon, mis ma mõtlesin, et võiks nagu sobida. Katsetame teda. See on palju parem. No ega see ei fokusseeri ärast, miks see peakski. Ma isegi ei oska seda niimoodi teha. Ma näen nii lahe välja. Ma ei mäleta, kas ta seda gaasi puhastas veel või? Et kui täpselt ma nagu tegema pean seda värki siin praegu. No, kas ma karjun teile praegu näkku Billie Eilish? Natuke panen siia wingi peale ka, et ta nagu siuke ühtlasem oleks. Eks ta siuke veits messi on, aga me hakkame seda kohe puhastama, Billy ütles. Nii, ja nüüd ta võtabki endal meigi eemaldajat ja puhastab Q-tipiga terve selle asja ära nii ülevalt kui pealt. Jällegi Q-tip ei ole vana hea handy-dandy salfakas. Talt tegelikult isegi väga mustaks seda nagu ei teinud. Mul on kohe nagu mingi teine energia selle meigiga, ma olen lihtsalt vastik. Vasaku käega, kuidas ma seda nüüd tegema peaks? No ei õnnestu. Pean ikka parema käega. Ta on nagu mõlemalt poolt alt puhas. Ma ei tea, kuidas seda nagu siit pealt puhastada niimoodi, nagu tema tegi. Okei, ma lihtsalt natuke käin üle. Tegin selle veel hullemaks, ma ei hakka teile valetama. Ta läheb ka nüüd selle pintsliga sisse ja hakkab nagu üle tegema seda kõik asja. Ma arvan, et mu elu on lihtsalt lihtsam, kui ma ainult niimoodi teen. Ma ei taha mässata isegi selle paberinutsakaga, mis mul on. Noh, näed, ma juba saan paremini hakkama lihtsalt sellega. Okei, ja siis tood seda pruuni siia niimoodi silmalao peale ka. See pintsel ei ole ikkagi kõige parem selle jaoks. Natuke liiga suur. Ja siis ta tuleb siia silmanurka ka ja teeb siukse nagu wingi siia silma sisse ka. Üritame. Kuulge, üliilusti, ülilebalt sain hakkama sellega praegu. Ma vist oleme selle pruuni asjaga siin ühel pool praegu. Jumal tänatud. Ma viskan minema need kõik silmaasjad, mida ta endale silma toppis. Ma ei taha näha ka neid rohkem. Õudne, mida see proua enda silmadega teeb. Elu on ilus jälle. Tegelikult see nagu põhipõhjus, miks ma seda meiki teha tahtsin, oligi see, et mul on ka siuksed heledamad silmad. Muidugi mitte nii heledad ja nii ilusad nagu Billie Eilishi silmad. Aga see pruun tõi ta silmad nii ilusasti välja ja mõtlesin, et kuna mul on ka siuksed heledamad silmad, et äkki see toob minu silmad ka ilusti välja. Aga vaatame siis, kui mul ei ole mustad silmaalused, et kuidas ta siis välja näeb. Siis ta paneb enda väikestele ebaperfektsustele näos natukene peitekreemi peale, mis kuidagi nutsakaga ta ajab laiali seda. Issand, kui piinlik Billie Eilish. Ma võtan sellise Revolutioni concealeri. See on üks mu lemmikuid concealereid, sest see on nii odav. Ja põhimõtteliselt paneb seda siukestesse kohtadesse, kus tal natuke nagu mingit ebaperfektsust on. Mul on neid väga vähe. Ma ei teagi, kuhu panna. Paneme siia. No ega mul ausalt öeldes rohkem vist nagu ei olegi. Mul nahk on õnneks täitsa korras praegu. Mul ei ole siukest revadat nutsakat. Et ma ei tea, lähme lihtsalt näpuga sisse või? Ajame see sisse. Ma olen taas avastanud enda jaoks näpuga blendimise. Viimati ma blendisin niimoodi näppudega, kui ma mingi 13 olin. Mul lihtsalt ei olnud raha pintsite jaoks. Ma näen välja nagu Billie Eilish. Ma ei tea, kas ma nagu valetan praegu endale või ma kujutan ette. Ma olengi Billie Eilish. Põsel, nagu te näete, ma sain kunagi palliga peksa.
peksa siia ja sellepärast mul ongi siuke nagu hästi tumepunane spot. Pesapalliga sain vastu nägu kunagi, nii et mulle see tehnika isegi meeldib, et nagu lihtsalt concealerit panna niimoodi. Siis ma ei saa aru, kas ta paneb puudrit endale näkku või see on mingi foundation cream. See vist on puuder, see vist on lihtsalt puuder, mida ta paneb. Paneme ka lihtsalt puudrit. Mul on 2 valikut. Mul on kas nagu värviga puudrit või sellist suht heledat. Paneme ikkagi värvi näkku natuke. Ta ei näidanud, milline tema see toode seest on, näeb välja, nii et ja siis lihtsalt pintsliga paned sinna, kuhu just panid ka concealerit. Ma panen natuke üle terve näo. Ja no sorry, eriti silmade alla. Ma ei saa aru, kuidas see tüdruk on tuuril ja ta silmaalused ei ole kotis ja tumedad. Põhi on nagu valmis vist. Järgmisena ta teeb endale fake freckleid ja ta teeb neid suht nagu üle terve näo. Minul on siuke handy-dandy Shane'ist ostetud. Ongi nagu mõeldud tedratähtide jaoks. Nii et ma siis nüüd proovin ka. Panin siia ja siis ta tuli päris siia kaugele välja ja siis käib niimoodi näpuga üle. Mulle isegi meeldib see, et no ta ei näe midagi väga, aga et ta niimoodi kaugele tuleb. Oh my god, ma olengi Billie Eilish. Need freckleid tulid päris koledad. Ma ei hakka valetama nagu siit. Oi, ugly. Äkki töötab, äkki ei ole hullu, et ma selle siin niimoodi mässasin. Mulle muidugi üldse ei meeldi see, et nii vähe foundationit kannab, ma tahaks teha nagu paksu kihi endale näkku. Eriti mu nina paistab nii välja. Kuulge, freckleid on ikka messi. Siis ta võtab natukene põsepuna. See on suht roosa tal. Ma võtan ka siis, see on mu nagu kõige roosam põsepuna. NYXi Buttermelt Blush. Need on ülihead tooted. Need reast kestavad vist elu lõpuni mul. Ma siin natukene paneb seda suht niimoodi nagu täpina või nagu kriipsuna siia. Mulle ta meigirutiin väga ei meeldi. Ma peaks natuke punakamat peale panema. Ma võtan siit seda roosat ka. Äkki see nagu toob natukene nagu tumedust juurde. Jaa, tõigi. Tegi täpselt seda, mida ma tahtsin, et ta teeks. Ei, ma näen välja nagu kloun. Natuke blendime. Mina ei tea, mida selle blushiga pihta hakata. Okei, ma ei taha tegeleda. Las jääda nii. Ja siis ta paneb natuke highlighterit. Seda ta ikka paneb nina peale. Ta paneb suht nagu siia, kuhu mina tavaliselt paneks oma highlighterit nagu siia täpselt põsesõrna peale. Okei, mul tegelikult on küll üks kreemias highlighter, nagu ta kasutab. Selline. See on mega hea toode. See on ülipigmented, nii et ma panen seda natuke käe peale. Ja siis võtan nagu näpuga lihtsalt ja siis paneme siia. Näete, juba shinib. Tegelikult mulle isegi meeldib see silma nagu see siin. Highlighterit on tegelikult minu jaoks alati, mida rohkem, seda uhkem. Ja siis nina peale ka. Armastan nina highlighterit nii väga. Ma näen välja nagu Billie Eilish. Võib-olla asi on meie silmades, lihtsalt need heledad silmad ja see pruun liner nagu teeb ühte nägu meid. Nii, siis ta teeb kulmud. Kõigepealt ta teeb siukse värvilise keeliga. Teeme kulmukeeli. See on siuke pruunikas. See tegelikult natuke helema kulmude jaoks. Käime sellega lihtsalt üle. See vist lihtsalt siis niimoodi nagu peaks paksendama seda kulmu. Jätma mulje, et mu kulm on tihkem, kui ta tegelikult on. Kuigi mu kulmud on... Miks see näeb peeglist parem välja kui seal kaameras? Miks see näeb seal kaameras nii kohutav välja praegu? Ma ei tea, okei, oota, ma teen lihtsalt mõlemad ära ja siis parandame seda värki siin. No ikka väga palju andis paksust. Okei, aga mul läks, et... Ma näen välja nagu mees. See tõesti tegi thikiks mu kulmud appi. Nüüd peab ruttu parandama enne, kui see ära koivab. Õnneks mul otsa ees ei ole mingit meiki nagu. Ei, see tulema, aga oodake, nüüd on kehvasti. Ma lähen vannituppa, ma tulen kohe tagasi. Ma võtsin kõik selle toote maha, sest ma lihtsalt ei oska seda kasutada väga hästi. Ja ma võtsin uue. Ma võtsin NYXi Brow Glue, aga pruuni. Seda oskan natuke paremini kasutada. Proov number 2. Õrnalt. Parem. Kõvasti parem. Ja siis ta paneb endale veel teist kulmukeeli peale. Ja mul on täpselt see sama kulmukeel olemas. See tegelikult ei ole väga hea. Vähemalt mitte selleks kasutuseks, nagu mul teda nagu vaja oleks. Ja siis sellega ta rohkem shape'ib oma kulmud. Ja siis ta äärest tõmbab sirgeks. Muidu on nagu suht messi, aga selle ääre tegi ta nagu sirgeks. Mulle ei meeldi need kulmud, aga need ongi Billie Eilishi kulmud, mitte minu. Järgmine samm on eyelash curler. Issand, mul ei ole siin seda padjakest isegi sees. Jeebus. Leidsin.
Boom. Ja siis paneme ripsmäkad. Ma pean tunni aja pärast kinos olema ja ma alles teen meiki siin. Kas ta paneb oma alumistele ripsmätele ka või? Paneb ja kus alles paneb? Tavaliselt panen ka alla, aga ülivähe. Mul on siuke tunne, nagu ma rikkusin selle meigi lihtsalt nende kulmudega ära. Ta isegi nagu peeglis ei näe, no ikka näeb hull välja. Tegelikult mul on seda toodet lihtsalt üle terve näo. Seda on nagu kõrgemal kui mu kulmud. Okei, nii ma saan seda maha siit ülevalt. Oh, super, okei. Ja siis teeme ilusti kuju uuesti tagasi. Davai, läks natuke paremaks. Nii, peale ripsmäkad, mis sa teed, proua? Okei, ta puhastab oma huuled. Ja siis ta paneb siukse maha tõmmatava lipsteini. Ta kasutab siukest nagu tumekamat punast. Ma ei leidnud oma tumedat punast. Enne siin kiitlesin, et kõik asjad on olemas. Kõik asjad on kadunud. Ma võtsin siukse pruuni, aga see on siukse punaka alatooniga küll. Plus ta peaks jääma punakas, kui ma ta maha võtan. Kuule, need kulmud on nii koledad. No. Svahid. Ma lasen sellel nüüd kuivada. Ma proovin natuke midagi nende kulmudega peale hakata. Nii kaua, kui see siin kuivab. Nii. Ja saame edasi liikuda. Ja siis ta võtab liplineri ja läheb sellega need jutid uuesti üle. Tal on nii suured huuled. Tahaks ka. Ja ma ostsin ka uue liplineri. See on muidugi natuke pruunim kui tal. Ma nagu mäletsin, et tal oli rohkem siuke pruun. Ja siis kõik see lihtsalt uuesti üle. Never mind, see on reaalselt sama toon, nagu tema kasutas. Ma näen täpselt nagu tema välja. Ma ei tea, mul on täiesti suva, mida te ütlete. Need huuled on ka nii ilusad. Kuulge, she's on to something with this. Ma vaatasin ennast praegu siit peeglist. Ma olen Billie Eilish, ma arvast, tal on Billie Eilish. Nii, ja midagi rohkem ta nagu huultega teengi. Veits käib üle, aga that's it. See on Billie make. Okei, ma panen natuke seda huuletoodet juurde. Mulle meeldib, kuidas see välja näeb. Tal on teda nagu paksemalt. Tal ei ole nii õhuke jutt kui mul. Okei, võib-olla ma läksin natuke hoogu. Kui ma jumala eest selle ühe kulmu korda saaksin, siis see oleks gorgeous. Ma oleks nagu reaalselt Billie Eilishi koopia. Praegu lihtsalt see kulm on nii lappes. Vaata, mu probleem on see, et siin nagu on auk oleks sees. Näete, vaata siit alt. Aga kui ma lähen pintsliga selle... Tal ka videos kukkus kaamera maha. See oli nagu reaalne Billie Eilish moment praegu. Ma ei tea, natuke paremaks läks. Okei, ma rohkem ei vässa. Kulmudega läks metsa, aga see on okei. Muu ju nagu on Billie Eilish. Mulle need silmad meeldivad, kuigi sellega oli tohutu mässamine, siis see tegi täpselt seda, mida ma arvasin, et see teeb. Ta tõi mu heledad silmad nagu veel rohkem välja. Ja siuke pruun. Ma olen muidu hästi nagu tumeda, süsimust eyeliner girly. Aga ma peaks selle pruuni endale täitsa rutiini sisse võtma, sest mulle nagu meeldib, kuidas see välja näeb. Ta tõesti nagu paneb mu silmad poppima. Ocean Eyes. No rahvas, mida arvame? Kas ma näen välja nagu Billie Eilish? Ja te võite sellele küsimusele vastata ainult sel juhul, kui te vastate jah. Siis te võite mulle all kommentaarides öelda, et jaa, näed küll välja nagu Billie Eilish. Kui sa arvad, et ei näe, siis ära isegi mõtle kommenteerimisele. Lihtsalt pane videole like, pane mulle subscribe ja lahku. Midagi ei pea ütlema. Ma ju näen ennast praegu. Ma ju näen, et ma olen Billie Eilish. Aitäh kõigile, kes toidavad minu delusioneid. Ühesõnaga, nagu ma mainisin, see silmaosa mulle meeldib, kuigi seda oli tohutu piin teha. Ja niimoodi, nagu tema seda teeb, ma kindlasti mitte kunagi seda uuesti ei tee, sest see oli õudne. Aga see pruuni idee mulle tegelikult väga meeldib. Mulle meeldib ka see, et need tedratahnid lähevad nagu päris kaugele välja, et muidu ma alati keskendun siia osale ainult. Aga võt, mis ma siit rutiinist õppisin, et võid vabalt üle näo neid loopida ja väga lahe näeb välja. Ma loodan, et teile see video meeldis. Ma loodan, et te kuulate Billie Eilishi mussi. Ma ei pea promoma Billie Eilishit, kõik kuulavad Billie Eilishi mussi. Ma ei pea siin reklaamima, et kindlasti kuulake, sest te niikuinii teate seda juba. Andke mulle all kommentaarides võib-olla teada, et kas te tahate veel selliseid videoid, kus ma teen kellegi teise meigirutiini järgi ja võite all teada anda ka, et kes see võiks olla, kelle meigirutiini ma järgi võiks teha. Follow mind TikTokis, sest et kui teile siuke nagu meigisisu meeldib, siis TikTokis mul on päris tihti mingit meigisisu, nii et sealt võite checkata, kuidas ma endale meiki näkku panen. Aitäh, et sa seda videot vaatasid. Ma näen teiega juba peagi. Tšau, paka!
ma ei hakka valetama, ma ei suuda lõpetada enda peeglist vaatamist, sest et ma näen nii hea välja, ma olen nii hot. See ei ole nagu lihtsalt, et mingi oh pretty girl, see on mamacita. Mul on siuke tunne, et ma tahaks kõiki oma baby girlideks kutsuda. Noh, nüüd ma muidugi panen õige talve fitti endale selga, aga nagu no öelge, et see ei ole Billie Eilish. Mul on nii lahe, nii lahe. Ma praegu tänaval peal kõndisin, siis üks mees vaatas mulle silma ülipikalt. Ma olen täiesti kindel, et ta arvas, et ma olen Billie Eilish. Billie Eilish sõitis Bolti tõusega.